Kas oled kunagi mõelnud, kust elekter tuleb? See on põnev küsimus, eks ole? Elekter on kõikjal meie ümber, kuid paljudele jääb see saladuseks. See on nagu nähtamatu jõud, mis süütab meie lambid, telerid ja isegi mänguasjad. Kujutage ette maailma ilma elektrita. See oleks väga erinev sellest, mida me täna tunneme. Kuid enne, kui see meie kodudesse jõuab, peab see kuskilt tulema. See liigub läbi kaablite ja juhtmete, et jõuda meie majadesse. Alustame seiklust, et avastada elektri põnevaid algallikaid. On nii palju erinevaid allikaid, mida uurida, igaühel oma lugu. Kõik algab pisikestest osakestest, mida nimetatakse elektronideks. Need väikesed imed on meie loo tõelised kangelased. Nad on nii väikesed, et me ei näe neid, kuid nad peidavad endas elektrisaladust. Nende pidev liikumine teeb võimalikuks. Need elektronid liiguvad pidevalt ja kui me paneme nad koos voolama, saamegi elektri. Tänu neile saame nautida nii paljusid asju oma igapäevaelus. Loodusel on oma suurepärased viisid elektri tekitamiseks. Pikne on üks muljetavaldavamaid selle loodusnähtuse ilminguid. Kas oled kunagi näinud äikesetormi? Need tormid võivad olla nii hirmutavad kui ka põnevad. See uskumatu valgussähvatus ja kõmisev kõu on tingitud elektrist. Pikne valgustab öist taevast, luues hingematvaid looduslikke vaatemänge. Kõrgel pilvedes põrkuvad pisikesed jääosakesed, tekitades staatilist elektrit. See protsess on oluline pikse tekkeks. Kui staatilist elektrit on piisavalt, hüppab see pilvest maapinnale. Zap! See on pikne. See nähtus võib olla äärmiselt võimas ja ohtlik. Kas teadsite, et mõned loomad suudavad samuti elektrit toota? See on loomariigis põnev ja haruldane võime. Näiteks elektrisäga suudab tekitada elektrilaengu, mis on sama võimas kui väike seinakontakt. See võime võimaldab tal oma veekeskkonnas ellu jääda. Ta kasutab seda oma saagi uimastamiseks ja enesekaitseks. Kas pole uskumatu? Loodus ei lakka meid oma elektriliste imedega üllatamast. Meie inimesed oleme samuti õppinud ise elektrit tegema, täpselt nagu loodus. Sajandeid oleme jälginud ja jäljendanud looduslikke protsesse, et luua geniaalseid viise energia tootmiseks. Me ehitame elektrijaamu, mis kasutavad erinevaid energiaallikaid, et panna need elektronid voolama. Need jaamad võivad töötada fossiilkütuste, taastuvenergia või isegi tuumareaktsioonide abil. Mõned elektrijaamad kasutavad voolava vee jõudu, et pöörata tohutuid turbiine. Need hüdroelektrijaamad muudavad vee kineetilise energia elektrienergiaks. Teised kasutavad tuult, et pöörata hiiglaslikke tuuleturbiine, mis toodavad elektrit. Tuulepargid asuvad sageli piirkondades, kus tuul on tugev ja pidev. Ja mõned kasutavad isegi päikeseenergiat päikeseenergia loomiseks. Päikesepaneelid püüavad päikesevalgust ja muudavad selle fotogalvaaniliste elementide abil elektrienergiaks. Kõik need meetodid aitavad meil luua pideva elektronide voolu, mida me kasutame oma kodude ja linnade toiteks. Elekter liigub läbi keerulise elektriliinide võrgu, et jõuda meie kodudesse. See on nagu maagia, kuid tegelikult on see teadus. Tänu meie füüsikaseaduste mõistmisele oleme muutnud selle, mis tundus olevat maagia, igapäevaseks tehnoloogiaks. Alates kõige väiksemast lambipirnist kuni suurimate masinateni, elekter toidab meie maailma. Raske on ette kujutada elu ilma selleta. Oleme õppinud, et elekter tuleb nii looduse muljetavaldavast jõust kui ka meie enda geniaalsetest leiutistest. Nii et järgmine kord, kui lülitate sisse tule või vaatate telerit, pidage meeles uskumatut teekonda, mille elekter läbis, et teieni jõuda. Nüüd öelge mulle, mis on teie lemmikasi, mis kasutab elektrit? Ärge unustage tellida Kurjo Kitsi ja kommenteerida allpool, milliste teemade kohta soovite tulevikus õppida. Täname vaatamast!